Mul on vaja teha esmaspäevaks koolis üks esitlus ametist, mis mulle ka päriselt meeldib. Kokk. Ei, mulle ei meeldi süüa teha. Tuletõrjuja. Pigem mitte, ma kardan tuld. Arst. No verd ma ka eriti ei kannata. Inimeste aitamine tundub ikkagi tore. Mis amet see küll olla võiks, kus saab teisi aidata, kuid verd ei pea nägema ja haiglas ei pea töötama? Ja, ilmselt ja sobib. Jälle pea valutab. Kuule, ma helistan sulle hiljem tagasi, mul hakkas pea jälle valutama. Ma lähen käin apteegis ära. Jah, tšau. Apteeker? Kuidas ma selle peale ise ei tulnud? See kõlab nagu üks põnev amet. Aga mida nad päriselt teevad? Ma pean selle välja uurima. Kui tahad teada, kuidas kellekski saada, siis tuleb alustada vanimast kohast. Ja Eesti vanim apteek on Rae apteek. Rae apteek asub Raekoja platsil. Rae apteek tegutseb alates 15. sajandist. Sealt saab tänaseni osta ravimeid ja seal asub ka muuseum. Lähme ruttu! Apteekrite kohta. Ma mõtlesin, et see on parim koht, kust alustada. Kas ma võin teilt mõned küsimused küsida? Tere, usun, et oled täitsa õiges kohas. Tere tulemast Rae apteeki. Miks Rae apteek eriline on? Rae apteek on tõesti väga eriline apteek, sest see on Eesti esimene apteek ja teadaolevalt siis praegu ka Euroopa vanim tegutsev apteek. Ja siin on tegelikult apteek kasunud juba vähemalt aastast 1422. Mis omadused apteekril peavad olema? Apteeker peab kindlasti olema hea suhtleja, empaatiline, sõbralik ja loomulikult peavad tal olema väga head erialased teadmised. Vaja läheb teadmisi nii keemiast, bioloogiast, võib-olla ka erinevad võõrkeelteoskused tulevad alati kasuks. Milliseid ravimeid müüdi Rae apteegis 100 või 300 aastat tagasi? Vanasti apteegitöö oli natukene teistsugune kui tänapäeval, et vanasti apteeker kasvatas näiteks ise ravimtaimi. Siin apteegi lähedal asusidki suured ravimtaimeaiad, kus nad siis käisid ise neid hooldamas ja korjamas, siis nad tõid need apteeki ja valmistasid siis ravimid kõik koha peal. Lisaks vanasti apteeker müüs apteegis ka teisi asju peale ravimite, näiteks vürtse, maiustusi, veini, siit sai osta ka paberit, tinti ja tegelikult apteeker oligi natukene nagu ärimees ka, et ta pidi kauplema erinevate toodetega, neid üle meremaade hankima ja väga oluline oli ka see, et apteeker pakkus sellist hingeabi, head nõu. Mis oli vanal ajal kõige ebatavalisem ravim? Tegelikult ebatavalisi ravimeid oli päris mitu, et võib-olla kõige veidramad ravimid olid siis sellised loomsed ravimeetodid, mida tänapäeval me ikkagi ei kasuta enam. Näiteks siis kärnkonnad, siilid, ussid, aga ka võib-olla kõige veidram näiteks muumia käest valmistatud selline tinktuur või essents ja võib-olla ükssarvikusarve pulber on ka selline maagiline rohi, mis on tõesti väga, väga eriline ja kummaline. Kas midagi vanaaegsetest ravimitest on ikka veel müügil? Ja tegelikult vanaaegsetest ravimitest on müügil veel Rae apteegi martsipan. See on üks populaarsemaid tooteid tänapäeval ja miks ta on müügil, sellepärast et martsipan kuulus siis tõesti keskajal ravimite nimekirja ja eelkõige soovitas apteeker seda hingevalu, armuvalu, südamevalu vastu. Et kui sa olid kurb, siis apteeker andis sulle martsipani, et see on magus ja teeb tuju heaks ja tänapäeval siis müüme ka Rae apteegis
martsipani nagu samal kujul, kuidas ta vanasti siis oli. kuidas saada heaks apteekriks? Ma arvan, et sul peab olema huvi selle vastu ja siis sa pead muidugi valima õige kooli, kus seda õppida. Et Eestis saab siis õppida apteekriks tegelikult Tallinnas tervishoiu kõrgkoolis ja siis Tartus, Tartu Ülikoolis, seal saab siis proviisoriks. Et hästi tähtis on õppida hästi ja võib-olla veelgi olulisem, et sa tahad seda tööd südamega teha. Ma sain nii palju uusi teadmisi, aitäh teile! Väga tore, aitäh! Apteekriamet on tõeliselt põnev, ma ei suuda oodata, et saan teistele selles koolis rääkida. Head aega teile!